Hewanshan mägi, Hewanshan service station. Viimane peatus. Sain siia hommikuse bussiga. Õnnestus nad Kohtlas veerida ja kontrolliti täpselt üle, kui bussi astusin, kas nimi on ikka kirjas. Nimi oli kirjas, korraks põikan service stationisse sisse. Ja siis mul on ainult 3 tundi nagu põhimõtteliselt matkamiseks. Nii et ei jutusta pikalt, hakkan kiiresti pihta päevaga. See matkarada, millele ma suundun, kannab nimetas North Peak Trail ja peaks viima Hewshani kõrgeima mäe otsa. 3422 meetrit on selle kõrguseks. Ma ise praegult olen umbes 3000 peal ja ma mõtlen, et kas see on see tipp seal või. Et eks ma vaata kaugele ma jõuan, et öeldakse, et tegelikult see on 3-4 tundi raja algusest on edasi-tagasi tee, et mul päris nii palju aega ei ole. Aga vaatab. Siit on siis pidulik raja algus, esimene kilomeeter pidi olema need kõige raskemad tõusud. Siit nad lähevad. Vaatad, siin kandis on sellised udusevõitu. Aga ikka on. Siit on näha, kuidas tee ülevalt alla lookleb. Nimelt see main service station ei asu mitte kõige kõrgemas punktis sellel teel, mis on Wooling Pass, aga tuleb juba natukene allapoole. Aga see kõige kõrgem pass kõva veega ehk läbipääs on siis 3270 meetri peal. Et kõige Taiwanis siuke tee. No, jõuan 1 kilomeetri märgini. Kõige raskemad tõusud peaksid ees tehtud olema või tehtud saama. No see ilmselt pole veel see kõige kõrgem tipp. Sest poolest kilti peaks minna olema. Siin üleval lageda peal. Siin on päris tuuline. No siit läheb nüüd mõnusalt, rahulikult ülesse. Kõrgemale. Aga inimesed ikkagi kõnnivad suhteliselt aeglaselt. Ja ma arvan, et eks see asi ole see, et õhk on hõredam. Ja alguses sain nüüd kõvasti järsku trepimoodi asja. Kaljut rõnnitud ka. Noh, liiga kalju rõnnimine ei olnud. Aga ikkagi võitis korralikult hingeldama. Hewan North Peak 3422 meetrit. Olengi siis Hewani, mida nimetatakse ka Hewanshaniks kõrgeimas tipus. Et siin Hewanshani mägedes, täpselt samuti nagu Hewanshanis on olemas main peak, põhjatipp, lõunatipp, idatipp, läänetipp ja veel mõned tipud. Siin on veel mingisugune märk, äkki see on siis see, kus peal tuleb seista. Et nüüd sa oled kõige kõrgemas tipus. Ühesõnaga, jah, on need tipud ja kõige kõrgem tipp Hewanshanil ei ole mitte main peak, mis on suhteliselt tee ääres, vaid on North Peak ja need matkarajad, mis on, et üldiselt niisugused lühikesed väiksekesed, välja arvatud, et siit läheb idatipuni, mis on 3421 meetrit kõrge, ehk siis vaid 1 meeter madalam kui see põhjatipp. Aga noh, sinna edasi-tagasi matkastis arvesti ikkagist 8-9 tunniga. Nii et tulenevalt bussiaegadesse mulle polnud teostatav, aga siin kõige kõrgemas tipus ma olen. Noh, tipus käidud ja hakkab bussi jooks olla tagasi. Mitte liiga jooks, ma arvan, et normaalses tempos jõuab. Et ikka jõudsin sinna päris tippu välja ja seal üks mees põõnas pööses ja no teda ma ikka täratama, et kuule teemust pilti. Aga õnneks üks teine matkameeste rahvas kohalik Taiwanist tuli ka ja siis lahkesti tegi minust seal tipumärgi juures pilti. Üks asi oli tipumärk ja siis teine oli see tipupunn nii-öelda. Ja siis ta lahkesti tegi mõlema just pildi. Aga nüüd siin jookstes ei tohi vaadata, et ma sinna valele poole ei pane. Siis siin on mingisugune telkla lähedal, et osad inimesed teevad niimoodi, et tulevad ööseks siia ülesse, telgivad ja siis lähevad ikkagi seda idatippu vallutama.
kuigi selle telkimisega, et Taroko rahvuspargi territooriumil on see mägi ja öeldakse, et jah, et siia saavad nüüd kõik ilma loata, vanasti oli siin mingi seda police või mountain permit'it ka vaja, aga nüüd saavad siia kõik ilma loata tulla, aga ärge siis vahelt kõrvale minge. Nii et see telkimise tegevus on, et see on niisugune natuke küsimärgiga, et kas võib või ei, aga vaatasin, et kaardi peal on täitsa telkamärgid üleval ja keegi väidetavalt ei ole nagu kalistama või trahvima tulnud neid, kes siin telgivad. Nii et sellised lood. Tulin selle ehituse juurde vaatama, et mis asi see on. Et kas päikese patarei, mis püüab päikest. Pakke raja kõrval, aga miks kõrval rada tuleks siia ka. Ja käppelt alla tagasi. All väikselt paistavad see teeninduskeskus ja samas juures on viimane parkla, et jah, siia ju mõningaid mäevaateid tuleb kohe ära vaadata, nii palju kui neid näha annab. Selles mõttes, et kunagi sa ei tea siin kandis, et millal paksu su maa tuleb, homme pole midagi näha. Kus sealt tuleb suur kali rahvast tagasi service stationis matk tehtud. Ja jõudsin bussi ajaks nüüd natuke mõistetamist, et kui see bussipeatus on seal. No veits aega vaadata seda maja, Taroko National Park Headquarters, rahvuspargi peakorter ja Mount Juan Service Station, selle mäe teeninduskeskus. Ühesõnaga, mis ma arvasin, et see bussipeatus on? See oli telefonipütt ka. Ja bussid seisavad seal. Ma arvasin, et nad ainult pargivad seal, aga ju siis tuleb peale ka minna seal. No ühesõnaga, osad inimesed tulevad siia ainult vaateid vaatama ja siit on ka näha kaugemaid tippe. Mänhu 3742. Ja siis mõned teised. Taroko rahvuspark jääb siis sinnapoole. No tegelikult see siin on ka juba natuke see rahvuspargi territoorium, aga ta jääb ikka põhiliselt sinnapoole. Ega bussi aknast on ka siin päris lahe vaadata, et ma peaksin nüüd jõudma sinna või olema selles kõige kõrgemas kohas, kus tee läheb, kus bussiga läbi saab sõita 3275 meetri peal. Põõsad küll varjavad vaateid. Et selles mõttes see on kõige ligipääsetavam mägi, et sa saad bussiga kohe või autoga kohe nii kõrgele. Ja siis natukene jalutad. Kokku mul läks jalutuskäigu peale 2,5 tundi ja oledki nagu piirkonna kõrgemas tipus. Jaanuaris-veebruaris sadavad siin isegi lunda, et tänapäeval küll vähem, kliima soojenemine on olnud sellest süüdi, aga 1970-ndatel olevat isegi suusatada saanud siin. Ja nii kui lumi, no näed, siin saab kleppma ikka. Ühesõnaga, nii kui lumi käib läbi uudistest, nii olevat siin tee peal maantee number 14. Vahepeal teadustatakse peatusi, aga ühesõnaga ma tahtsin öelda, et nii kui uudistest lumi käib läbi, nii olevat siin teed kohe suures ummikus.
kiirustasin enne deklareerima, et kõrgeim bass või kõrgeim kokku masinaga saab. Et siin on isegi kõrgem, et Wuling on selle koha nimi. No anyway, saab nautida kauem ilusaid vaateid. Ja siin kõige kõrgemas kohas Wulingis on isegi peatus olemas. Ja kuidas see rahvas mägedesse saab? Eks enamus tulevad ikkagi tellitud turistibussidega või organiseeritud tuuridega, mitte nagu mina, et siin omal käel üritab. Ma sain bussil minna, et olen siin Bowen New Village'is oma majutuskoha üsna lähedal. Tulin paar peatust varem maha, et 7-Elevenist või siis Family Martist läbi hüpata.